täna on siis laupäev ja kuna laagris oli põhimõtteliselt tegevused meie jaoks otsa saanud mingiks hetkeks, et ei leidnud endale midagi sobivat enam, siis otsustasime, et lähme käime ühes ilusas Saksamaa väikelinnas või külas, ei teagi, ta on ikkagi linn, et täiendamas oma toiduvarusid, kuna pühapäeval pidid Saksamaal toidupoed kinni olema, aga meil on veel pühapäeval olla siin ja ka mõned päevad peale pühapäeva, et igaks juhuks poest üht-teist juurde osta. Nüüd olen ka vahetanud autot, et olen Tommi autoga, Raju jäi laagrisse ja eks näis, et räägitakse, et see auto on kitsas ja ebamugav. Noh, muidugi, ega ta ei ole just mingi luksusmaastur, aga sõita kõlbab ja on hea selles mõttes. Jõudsime siis siia Einbocki linna, õigemini vanalinna, ja linn on väga ilus. Teadjad keeled räägivad, et 1545. aastal on see linn uuesti nii-ütelda valminud, et ennem seda oli suur tulekahju ja linn põles täiesti maha, aga linn taastati ja ehitati üles 15 aastaga. Ja siin on näha seda väga ägedat vana puitarhitektuuri. Linna keskel on, ma ei tea, kas raad või kirik. Ja ütleme nii, et äge, et meil on ka vanalinnad ägedad, aga see on omaette selline vaatamisväärsus. Leidsime siis Saksa kesklinnast Barberi salongi ja Indrek otsustas järgi proovida, kuidas asi toimib. Hetkel ta istubki siis seal Barberi toolis ja eks näis, mis tast järgi jääb sellest soengust või juustest, et mingidki tõmmud mehed siin tegutsevad, aga nendel on teine käekiri. Nii kui tooli läks, nii küsiti kohe, et kuidas lõikame. Indrek ütles, et ilusasti. Siis hakati uurima, et kuidas ilusasti on ja läks töö käima, et käärid hakkasid kive kähku tööle. Ja nüüd ootame. Tundub, et siin käib asi suht kähku, et masin välgub ja ei ole nagu probleemi. 15. Kas me viimati käisime juust sinuga juuksuris? Nii, Indrek. Või sa oled Valgevel käinud juuksuris? Ja me Toomasega viimati käisime Valgevenes, käisime juuksuris. Seal maksis 4,50. Oli vist 4,50. Ei olegi väga palju. Ja siin on, eks ole, 15 euri. Väga hea, et Eestis ei ole ammu juba juuksuris käinud. Ei no õhtul peab lihtsalt hea välja nägema, kuna on vaja laval minna ja ikkagi Saksa sellele Land Roveri klubil nagu kätt pigistada, siis soeng korda. Oled pidanud siis kohe minema, aga nüüd oleme aega raisnud. Et keset linna asus siis selline huvitav kaev, et eks ta omal ajal on kunagi mingi linnakaev võib-olla olnud. Kirjasid juures midagi ei ole, aga hetkel ta toimib nagu tehispurskaevuna. Või mis tehis? Ta ongi nagu purskaev lihtsalt. Siin on näha üks renoveerimisjärgus maja vist, et on need puitkonstruktsioonid välja võetud ja nüüd teda vist taastatakse. Alles hiljaaegu oli Kehlas olid keelapäevad ja lastele tahtsime seda jäätist osta ja seal samasugune jäätis maksis 4,50. No lihtsalt ei raatsinud osta, aga siin €50 kõik said omale. Kohe veel läks rõõmsaks selle hinna peale. Tere päevast. Täna ei ole midagi filminud, kell on juba 4 vist. Pole olnud midagi väga filmida, siuke puhkepäev. Igaüks toimetab väiksed oma asju, et osad on kuskil metsas ja osad on kuskil linnas ja täna on siis õhtul pidulik lõpetamine koos õhtusöögiga. Et seal on ilmselt mida filmida, aga jah, siin päike on lagi pähe, 27-8 kraadi. Eestis vist pidi külm olema ja vihma sadama, aga siin on praegu väga mõnus ja chill olla, isegi liiga palav. Mingi veekogu võiks siin lähedal olla, siis oleks mõnus, aga ei ole, tuleb duši all käia. Külma duši võtta või siis raha ees soja duši.
vot. aga jah, kui et õhtul õnnestub, siis kihutame edasi sinna Bad Kissingeri poole, kus siis on homme viimase päevaga see kämperite mess. We are very proud to welcome the Estonian guys. Long trip to Germany. Thank you very much for coming. You're totally welcome. Liebe deutsche Freunde, we start from the smaller and send the bigger. Thank you. Hey! Great. Hey! Fantastic. Thank you. Thank you again. Great, thank you. Thank you, friends. Thank you. Have a nice party. Have some beer together, yes? õhtusöök on pooleli, tänane õhtusöök on vorstike. Nii et on lugu see, et siin pidi saama küll õhtusööki pärast seda ametliku lõppu või autostumise ja värki ja nende välismaa klubide esinemisi. Aga siis, kui see kõik läbi sai, siis ei olnud ikka veel sööki väljas valmis pandud. Kõik anumad olid tühjad ja siis me võtsime, et me parem jääme sõidame natukene edasi. Et lähme siis sinna Bad Kissingeri poole, kus see homme viimast päev on see matkaautode mess. Et vaatame selle ka üle. Täna meil nüüd sinna kohale jõua, siin on 260 kilti. Teame kuhugi poole tee peale. Et siis ei pea seal kämpimise eest ka maksma. Et homme lihtsalt pargime seal. Aga jah, et siin ei hakanud ootama, et võib-olla oleks süüa alles tunni aja pärast. Täna ma seisin juba ühe korra järjekorras. Tuli jäätis auto ja Remi tahtis jäätist ja siis me seisime seal järjekorras tund aega, enne kui me 11 eurose ämbri jäätis kätte saime. Et väga siuke, ei saaks öelda saksa täpsus. Väga siuke manjana värk on, et rahulikult ja räägime juttu ja küll saab. Aga nüüd naudime ilusaid Saksamaa külateid. Täna olime sellises looduskaunis kohas. Leidsime siis kuskil põllude ääres, metsa taga, ühesõnaga seal on mets, sellest metsast sõitsime läbi, seal on linn, mida saab vaadata, kus me enne läbi sõitsime, kuhugi siia põllu äärde ja siin kahe põllu vahel on just niidetud rada ja leidsime siledama koha ja nüüd sätime ennast sisse ja siis on seal vaatetorn ka. Saab siis ilu nautimas käia korda mööda. Õnneks piletit keegi ei küsi. Vot, veits jahe on, aga ei hullu. Liidet saab selga panna ja sätime ennast paika.